See siin on 2025. aasta Lamborghini Urus SE ja esimest korda Urus ajaloost on tegemist pistikhübriidiga. Ehk siis selle autoga sa saad sõita nii elektriga kui bensiinimootoriga ja tänu elektrile suudab see vähendada heitmekogust kuni 80%, ilma et jõud või emotsioon kuskile ära kaoks. Urus on alati olnud suur ja jõuline ja nüüd ta on oma eelkäijatest veelgi sportlikum. 800 hobujõudu, 0-100 spurdiks kulub tal kõigest 3,4 sekundit ja tippkiirust 312 kilomeetrit tunnis. Ehk see on kõige võimsam Urus, mida Lamborghini eales teinud on. Kui istud Urus SE rooli, siis sa saad aru, et Lamborghini on mõelnud igat detaili, nagu justkui oleksid lennuki kokpitis. Kõik need nupud, need sõidurežiimide valikud, need ei ole sellised tavapärased nupud, mida sa oled võib-olla tavalistes autodes harjunud nägema. Uuel Urusel on palju suuremad ekraanid, nii see keskkonsoolis olev ekraan kui ka juhi ees olev. Graafik on palju parem ja mis on äge, on ka selline seade, et kui sul on ringrajale asja, siis sa saad siin oma Urusega kenasti ka ringi aegu mõõta. Siin on 23-tollised väljed, siin on spetsiaalselt Pirelli poolt disainitud rehvid, millega sa saad sõita nii ringrajal, tuleb tahtmine minna off-roadi, kõigeks on see rehv sobilik. Lamborghini sisemuus on hästi läbimõeldud, hästi detailide rohke, näiteks need õmblused on, kõik lähevad sul turvavöödega kokku, kõik on läbimõeldud. Siin on ventileeritavad istmed, loomulikult massaažiistmed, siin on Bang & Olufsen 3D helisüsteem, see muusika, mis siit tuleb. Loomulikult ma pean etteruttavalt ütlema, et selle autoga sõites üldjuhul muusikat ei taha kuulata, sest see hääl, mida see auto teeb, on juba muusika eest. Aga kui vahepeal tahad lisaks muusikat kuulata, siis see helisüsteem on tõesti nagu kontserdil. See disain on Urusele äratuntavalt jäänud samaks, küll on üht-teist siin muutunud. Näiteks on siin Matrix LED esituled, mis on disainitud natukene selle Lamborghini pulli saba järgi. Ehk kui siin on näha seda Lamborghini pulli saba, siis selle tulede disain on täpselt samasugune. Kõige suurem uuendus on aerodünaamika. Parem jahutussüsteem ehk siis õhuvool liigub paremini ja jahutab ka mootorit paremini. Tagaosas on täiesti uus diffuusor ja spoiler, mis ei ole ainult ilu pärast sinna pandud. Need muudavad auto suurtel kiirustel stabiilsemaks. Aerodünaamikat on täiustatud ka põhja alt, et parandada mootorite ja pidurite jahutust. Kõik selleks, et auto oleks korraga kiirem, jahedam ja palju stabiilsem. Tänu sellele, et Urus on nüüd hübriid, on lisandunud ka uusi sõidurežiime, nii et sa saad kombineerida 11 erinevat sõidurežiimi. Näiteks on EV-režiim, mis on ideaalne just linnasõitudeks, sellepärast et sa saad elektriga sõita peaaegu 60 kilomeetrit. Ja loomulikult EV-režiimis sõidad sa hästi vaikselt, sujuvalt ja palju odavamalt kui näiteks bensiiniga. Siis on olemas veel ka hübriidrežiim, ehk siis see auto teeb ise kõik otsused sinu eest. Ta kasutab elektrit, kui saab, ja kui vaja, siis loomulikult V8. Siis on olemas selline režiim nagu recharge, ehk siis ta laeb akut sõidu ajal. Kui sa oled maanteel ja tahad enne linna jõudmist aku täis saada, et seal siis puhtalt elektriga ainult sõita, siis see režiim on selleks ideaalne. Ja loomulikult see kõige nendest performance. Ehk siis see on see Lamborghini tõeline režiim. Elektri ja V8 koostöö annab sulle kõik 800 hobujõudu kätte. See on kõige teravam, kõige kiirem ja kõige sportlikum režiim. Siin pole mingit ökosõitu, see on puhas emotsioon. Urus SE on auto, kus sa saad tunda seda superauto emotsiooni, aga täiesti sellises igapäevasõidu võtmes. Kui sa nii 350 000 eest endale Urus ei jaksad osta, siis ilmselt ka 60 000 eest selline udupeen värv sellele valida pole mingi küsimus. Kui ma kuulsin, et Lamborghini Urus on hübriid, siis ma olin enam kui kindel, et nad rikkusid selle auto ära. Et seda häält enam, mis Lamborghinil muidu on, ei ole. Aga kuulake.
pärast tänast proovisõitu ma saan aru nendest inimestest, kes saavad endale Urust lubada. Ma mõistan, miks need inimesed on endale Uruse ostnud, sest see on paganama äge auto.